Tere vaatajatele! Olen siis otsapidi jõudnud nüüd Karksi nuia, Karksi linnuse juures. Ja kätte on jõudnud järjekordne lõunaaeg, et üritan siis siin Karksi linnuses lõunasöögi ära teha ilusas kohas. Ja tänaseks lõunasöögi plaaniks on mul siis Eesti Kaitseväe toidupakk, ratsioon number 10. Et ise ma seda proovinud ei ole, et siis on endal ka huvitav, mis seal sees on ja millised maitsed ja nii edasi. Ilusad vanad puud siin linnuse värava ees. Kevadel on siin ilus ja suvel on siin ilus. Igal aasta on oma ilud ja võlud siin. Karksi ordulinnuse varemed vallikraaviga 13. kuni 16. sajand. Okei. Meie nüüd peab vaatama selleks ilusa koha siin, kus saaks selle lõuna ära teha nüüd. Ja nendele, kes hirmsalt moodi igatsevad Itaaliasse minna seda kõverat torni vaatama, Pisa torni, siis vaadake seda Karksi nuia kiriku torni. Et minu arust on siin Eestis näed, saab tasuta seda torni viltust vaadata. Et päris korralikult viltu vajud nüüd. Ega midagi, võtsime siis lõuna kohta, kus saab maha istuda. Selline vaade avaldab siit linnusest vana Veski Paisjärve peale ja alla orgu. Kuna siin linnuses ühtegi sellist normaalset istepinki kahjuks ei näe, kus võiks lõuna ära teha, siis lähen tagasi sinna parkimisplatsi juurde. Seal paistis selline istumiskoht mingi mulgikaabu moodi, et proovin siis selle ära. Lähedale. Ja proovin siis selle ära esimest korda. Polegi sellises söögiputkas käid nagu istumiskohas. Ja vaated on siit niimoodi linnusele. Okei. Ega midagi. No tere neile jälle, kes vaatavad siis. Et jah, kuna Karksi linnuses ma ühtegi sellist normaalset kohta ei leidnud, kus saaks teha, siis tulin siia nõnda nimetatud mulgikaabusse nüüd. Proovin sellega esimest korda ära. Ja on mul siis Eesti Kaitseväe ratsioon number 10. Ja kaalub see 598 grammi. Nii, ma vaatan, kui kaloreid on 1275,5 kilokaloreid siin. Ja peaks siis sisaldama kana ja köögiviljad karrikastmes riisiga, näkileiba, tuunikala, pasteeti või siis võileivakate. Nii, juustuküpsised, energiapatoon, karamell, must tee mustikaga. Väga hea. Ja puhastavad rätid. Nii, hakkame siis proovima, mis siin pika kummi venitada. Jälle selline minisepp hilepakis. Hea prügikastina kasutada. Pearoog on siis sellises pakis. Täna pearooja jaoks leiba ei lähegi, või seda vett ei lähegi vaja. On siis selline juba ainult soojendamist vahet tahab. Aga selline ta välja näeb, et on juba valmis segatud pasta. Nii, see on siis tuunikala määre saia või leiva peale.
nii, näkileivad on täpselt nagu eelmises pakis. Ratsioon number 2, kui ma proovisin. Vaat see on midagi uut. See oli see juustuküpsised. Teepakk. No, nüüd saab ikka priimuse välja võtta, teed soojaks teha. Selline on siis batoon. Batooni värk sinna. Nii, salvrätid on samasugused nagu eelmises pakis. Puhastavad. Ees midagi, hakkame siis. Paneme toidu rooja ja tee jaoks on ikka vett vaja. Priimusega välja. Ma arvan, et ma saan seal priimuse topsis selle ka soojaks ajada. Kõigepealt kana köögivilja karrisrohtis. Turiste tuleb järjest rohkem linnust vaatama. Jätame söögikausiga välja. Ilm on täna suke jahedavaitu. Suke soe tee on nagu rusikas silmaaukus oli. Väga hea. Kahju muidugi, et seal linnuses ei olnud ühtegi sellist head istumiskohta, kus oleks saanud niimoodi rahulikult süüa teha ja nautida. Kahjuks ei olnud jah. Aga sellest mulikaabust saadanas puhub tuul läbi. Tead, ma arvan, et ma teen ennem tee soojaks ja siis ma samas potis pärast soojendan seda praadi või seda põhirooga. Ma ei hakka siin pikalt jamama. No nii, paneme siis priimusele tule otsa ja vee keema. No nii, nüüd läheb siis aega, kuni vesi keema läheb. Nii kaua tuleb siis paus. Kohalikud vassikummitsed. Näeb siin ka ikka päris huvitavaid tegelasi. Ei ole hullu. Neid jätkub igale poole ikka. Päris lahe. Mis teha? Elu on selline. Selle mulgikaabu kohta ütleks küll niimoodi, et minu arust on täiesti siuke suht mõttetu asi. Tuule või vihma silmaga paistab, et ta mitte midagi ei kaitsega. Lauad on juba läbi võttinud siin.
paistab lagi on siin lampide juurest läbi vettinud juba. Mitte millegi eest ta ei kaitse. Ütleme siuke perega see istuma tulla on suht kitsas ja ebamugav. Üksi siin laiutada ilusa ilmaga on hea. Aga nii kui ilm läheb halvaks, nii on see istumisalune suht pekkis, et täiesti mõtet. Kui keegi arvas, et see on ilus ja vajalik, ju siis nii peab olema. Nii, kummitus käis oma ringi ära ja tuleb nüüd tagasi. Kummitust peab aeg-ajalt silma peal hoidma. Mõned on heatahtlikud kummitused, mõned on pahatahtlikud kummitused. Ja kunagi neist niimoodi eriti aru ei saada. Ja vesi keeb. Vett ma tegin rohkem kahjuks. Kui vaja läheb, tuleb üleliigne maha valada, et saaks siia potis panna nüüd seda põhirooga, et saab siin potis valmis teha. Et kahjuks priiskasin nüüd, jah. Priimust mära ei kustuta, et saab siin tule peal edasi. Nii. Teele vesi vandud. Kahjuks tuleb see maha valada. Oi, nii kahju kui ei ole. Prügikott lahti teha, et saab prügi ära panna. Tuletan siis meelde, et kõik selle pasa ja jama ja prügi ja kõik, mis te kaasa võtate metsa, tuleb enda järgi ära koristada ja kaasa viia, kui just seal vastavaid prügikaste pole välja pandud. Selle jaoks. Nii. Pakis näeb ta selline välja, põhiroog. Lõhnab päris hästi, välja nägemine nagu beebi kakal jälle. Nii. Viskan rahi jälle kotti. Paneme tulele ja hakkame soojendama. Jätan selle praegu veel siin soojendama. Ennem söömist tuleb ju käed ka puhtaks teha. Vaatame, kas see salvakas lõhnab sama lõhnaga. Kuule jah, sama vedela seebi järgi lõhnab. Päike. Kohe tujule mõjub hästi ja nii edasi. Väga hea. Loodame, et nii hoiabki. Vähemalt nii kaua, kuni siin süüa saab tehtud. Lubas igale poole vihma täna. No nii, käed on puhtad. Siis paneme söögi taldrikule. Priimusi kinni. No nii. Nii. Natuke ikka põhja ka kõrbes ja mis siin ikka. Nii. Nii, selline siis välja näeb. Nagu ma ütlesin, natuke beebisita värvi ja
aga maitse tundus hea teed. Kuigi paistab, et seal nendes toitudes kasutatakse ühte samasid neid maitseaideid. Et need road on enam-vähem, järelmekk on sama, mis kõigil. Tundub, et lihatükid on sees. Et ei ole petukaup. Huvitav, näkileib tundub eledam kui see eelmises pakis. Number 2. Nagu maitse on sama ja õhulisus ja see ei maitse on natuke teine. See on natuke teine, jah. See number 2 oli maitse natuke tugevam, aga siin on üldse mingit maitset. Isegi vana paberi maitset ega lõhna polnud. Samas on suke mõnus närida selle peale. Vaatan, üks mees lennutab drooni. Ma loodan, et mõni siuke nõrganärvine inimene ei näe seda, et kohe kukub 112 helistama. Drooni värk on nii lastud, et mind ennast kui vaatavad siukse kahtlase näoga kuskil üles ajada. Aga tule küsi, mis ma siin filmin või pildistan. Ei tule keegi tead. Nii. Täitsa söödapraad. Paneme nüüd selle kõrvale. Me proovime siis tuunikala ära. Tuunikala pasteet. Päris kõvasti kinni. Pasteedid on ka kõik ühe välimusega. Tuunikala pasteet on selline siis. Nii, proovime alguses näkileivaga. Nüüd vaatame neid juustuküpsiseid ka. Väga hea. Ja. Ja juba eelmine kord see näkileib sobis jumala hästi selle pasteediga siis. Nüüd on sama. Väga hea. Need juustuküpsised tule. Helistatakse. Päikepoiss tunneb huvi, kauge rissi on. Nii, juustuküpsised näevad sellised välja. Mingid 5 tükki pakis. Mingid erilist lõhna neid küll ei tunne. Mõtlen, proovin algus. Tegelikult ma proovin algus ilma pasteedita. Huvitav õrna juustu maisest tunnen. Täis terahelbed,
õrn juustu maitse on, aga ei ole halvad. Suhka metsa näksisse on hea. Ja selle konserviga on ka päris hea. Ühe pasteediga. Kahjuks on see silt nii, selle energiabatooni silt on nii ära kulunud tahand, et kaerahelbed loen siit välja, täispiimapulber, rohkem ma loen mitte midagi välja, suhkruroog, no siuke 50 grammine pulk on, no saab lahti või. Liikvalt. Välja näete selline. Op! Lendas. Küllaltki kõva. Võib-olla see on sellest jahedast ilmast ka praegu. Aga maitse on päris hea. Vaataks, ma energiasisalduse saan kuskilt kätte siit. Ei saa. Nii kulunud on need. No, kulunud on jah. No maitse on hea. Täitsa sööda. No, selles on ka hiljem lõpune. Ja selline oligi siis sulle kerge ülevaade Eesti Kaitseväe toidupakist ratsioon number 10. Võiks, kui edaspidi veel mingid toidupakid mulle tekivad, siis jagan ära teiega muljeid. Aga kokkuvõttes oli see täitsa sööda pakk. Täitsa hea maitsega oli. Üle halba pole öeldud. Muidugi jah. Et see oleks pidanud ka isotooniline jook olema. Lisaks teele. Ma vaatan, mis ta on. Hommikusöök või õhtusöök. Lõuna ja õhtusöök. Ja küll õhtuks on tee või kohvi hea, aga kui ta on lõunas ka, siis sõduril on vaja ju veel energiat, et see tooniline jook oleks pidanud ikka juures olema. Ka muidu on hea. Väga hea. Tänu teile, kes vaatasid, neile ka, kes ei vaatanud. Järgmiste kohtumisteni.